kogukonnas peituvate võimaluste märkamine. Ja ma räägin taustaks mõne sõnaga tõesti, et miks see teema mind köidab või kuidas ma sellest teemast praegu mõtlen. Ja tõesti on nii, et Tartu Ülikoolis on magistriõppekava, mille pealkiri on kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu. Ja see õppekava on eriline selle poolest, et sellel kevadel lõpetavad esimesed kogukonna arendajad Eestis. See on väga ainulaadne olukord. Ja nii et pange kõrva taha, kui teil on kogukonna arendajaid vaja, siis te teate, et varsti on diplomiga ja magistrikraadiga arendajad olemas. Mina annan sellel õppekaval päris mitmeid aineid, nagu näiteks kogukonna arendamise alused, kogukondade toimevõimekuse arendamine, grupiprotsesside juhtimine kogukonna arendamisel. Ja veel taustaks, et tõesti me peame väga oluliseks teadmisi, ehk siis loeme kogukonna arendamise õpikuid koos magistrantidega ja mõtleme teooriate peale. Ja samavõrd tähtis on praktika, mis selles mõttes, et ka praktiline väljund kogu sellel õppekaval. Ja meil on magistrantide tiimidega käsil praegu päris mitmeid projekte, millest ma loodan, et need toovad Eestile kasu. Ja algusfaasis on veel mitmeid projekte ja võib-olla ma ütlen mõned, et te teaksite, et milline teadmine praegu nagu areneb või kuhu tuleb teadmist juurde läbi uuringute. Üks suurem projekt on avatud dialoogi koolitusprojekt ja uuringuprojekt, nii et selle avatud dialoogil on omakorda nagu 2 alaprojekti. Ja see on suunatud siis rehabilitatsiooni arendamisse ja esialgu siis laste rehabilitatsiooni arendamisse. Ja idee on mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni kättesaadavaks tegemine, mis tähendab seda, et tiimid, kes praegu nüüd on juba aasta aega saanud intensiivset koolitust, supervisiooni, praktilist harjutamist, käivad kodudes, üle Eesti kodudes, perede juures, kus lapsel on määratud puue ja kes on väga keerulises olukorras, et seal on sellised mitmed keerukused juures, mis võivad tuleneda vanemate sotsiaalsetest keerukustest ja lapsel näiteks koolis või lasteaias olevatest takistustest. Siis teine suur mahukas projekt on meil Tartu Ülikooli ja hoolekandeteenuste ühine uuringuprojekt ja sellel on omakorda 4 alaprojekti. Ja see on samamoodi kogukonna suunal, kogukonna vaatega ja märksõna seal on retsiprooksus, vastastikkus. Ja ma täna oma ettekandes puudutan ka vastastikkuse mõistet ja vastastikkus on miski, mis on nagu punane niit läbi kogukondade. Ja võib-olla huvitav on teada, et me esimest korda Eestis selle uuringu raames kasutasime loovmeetodeid ja tegime koostööd psüühikahäiretega inimestega, kes on kogukonnas elamisel teenusel ja nemad olid meie tiimile kaasuurijateks. Mis tähendab seda, et möödunud suvel üks hulk inimesi, kes elab kogukonna teenusel ja on 3 Eesti linnas, nemad kaardistasid meile, talletasid meile infot, et millised kokkupuuted neil on kogukonna inimestega, see oli 3+ kuu jooksul ja milliseid paiku naabruskonnas nad külastavad ja mis tähendus nendel kohtadel on. Ja see omakorda on väga informatiivne sissevaade, et me lihtsalt ei interveeri, vaid me saime nagu ühe osa või ühe lõigu inimeste elust, mis on väga väärtuslik. Ja algusfaasis on perepesade projekt, kus on samamoodi kogukonna suund ja Rohetiigriga on ka idee alustada koostööd. Nii et me jätkame väga praktiliste asjadega, kus on reaalselt nagu mured all, et me nagu ei mõtle neid välja, need tellimused tulevad põllult. Ja nüüd, kuidas ma mõtlen kogukondadest, et tõesti, et täna nüüd üks teemadest, mis tuleb pärast
ühte töötuppa on ka, et mida me mõtleme kogukonna all. Ja mul järgmisel slaidil on mõned märksõnad välja toodud. Aga ma tahaksin alustada natuke kaugemalt, et tõesti Jean-Pierre tõi ka välja väga märgilise lause, mis on minu lemmiklause ka, mis on Charles Rappilt, et kogukond on ressursside oaas. Ja ma aeg-ajalt käin nagu mantraga ringi, et jah, kogukond on ressursside oaas, kas ma oskan märgata, ja ma tajun nagu tegelikult nagu kogukonna pimedust ühiskonnas, et neid võimalusi, neid ressursse ei osata näha, aga kui ma räägin, siis inimesed ütlevad ja, ma tean küll, et intuitiivselt inimesed tunnevad ära. Nii et kui mõelda kogukonna peale, siis inimesed on kogukonnas väga suur varandus ja kogukond kuulub lahutamatult inimese igapäevaelu juurde. Isegi kui me nagu ei mõtle selle peale, aga see nii on. Ja kui rääkida kogukonna mõistest, siis kõigepealt tuleb aru saada, et see on katustermin, see on üldmõiste, kui tahta vestluses kasutada kogukonna sõna, siis üsna mõistlik oleks ära piiritleda, et millist kogukonna liiki rääkija parasjagu silmas peab. Siis on segadust vähem. Teine, et kogukonna mõistega käib kaasas kogukonna tunde kontseptsioon. Ja see on juba 70-ndatel välja arendatud, on mitmed autorid, kes tänase päevani kirjutavad sellest. Ja see kogukonna tunde kontseptsioon tähendab seda, et kogukond on tunnetuslik ja see tunnetus põhineb isiklikul kogemusel just selles osas, missugune vastastikune toetus on suhete võrgustikus inimese jaoks kättesaadav. Ja üldjuhul on inimese jaoks siis kogukonda kuulumise tunne väärtuslik, aga see on ka väga isiklik, need räägitakse kogukonnast kui väga isiklikust mentaalsest territooriumist, et selle kogukonna tunde nagu definitsiooni ei olegi võimalik sõnadesse panna, sest see tegelikult on igaühe meie peas selline mentaalne maastik. Ja see mentaalne maastik kujuneb järk-järgult kogemuste pinnalt. Ja nüüd kogemuste juures on veel oluline see, et mida me igaüks inimestena kogukonna juures väärtustame. Kogukonna juurde käib see, et osad inimesed väärtustavad kogukonna sümbolistlikku funktsiooni ja teised pragmaatilist funktsiooni. Mõned inimesed võivad ka neid mõlemaid oluliseks pidada. Aga mida see tähendab? Sümbolistlik funktsioon tähendab, et inimesed tahavad kogukonnas näha ühiseid väärtuseid, ühishuve ja nad mõtlevad kogukonna üle ja räägivad nendest asjadest, mis nende jaoks on kogukonna juures olulised. Ja see selline, pigem selline peas toimuv siis sümbolistlik tähendus, see hakkab mõjutama identiteeti ja nemad tahavad tunda, et jah, ma kuulun kogukonda, ma tunnen seda ühist identiteeti, need käitumisnormid on meil sarnased, meil on oma tavad, meil on oma keelekasutus, oma sümbolid. Teised inimesed kogukonnas ütlevad, et milleks see bla bla bla, seda ei ole nagu vaja, et ma tahaks tunda, et midagi tehakse ära ja nemad on nii-öelda pragmaatilise funktsiooni hindajad. Nad tahavad praktilisi tegevusi ja need argised tegevused võivad olla kas siis tavalised ja korduvad. Tõesti, igal kevadel tehakse siis koristustalgud ja võib-olla jaanipäeva aegu seal valmistatakse lõket ette või tehakse midagi väga nähtavat, nad tahavad seda. Mõned tegevused jälle võivad olla harvemad ja siis sellised eripärased, et nad on erakordsed, nad tulevad harva ette, aga ikkagi tehakse midagi ära, et on nii. Nii et siis jah, need mõisted, mis käivad kogukonna juurde ja kui te pärast töötoas ka mõtlete nende üle, siis te võite kirjeldada, et missugune on see mentaalne maastik
teil peas, mis tekitab selle kogukonna tunde ja kas te hindate sümbolistlikku funktsiooni või pragmaatilist funktsiooni. Aga nüüd sellel slaidil on mõned ühisosad, mis käivad siis kõigi kogukondade juurde. Ja kõigepealt on see, et põhitunnuseks on suhted ja side. Nüüd need suhted ja side on väga seotud omavahel, aga nad on erinevad asjad. Kõigepealt suhted tekivad siis, kui suheldakse. Nii et alustuseks on vaja, et näiteks kui me räägime praegu naabruskonnast, geograafilisest kogukonnast, on vaja, et naabruskonnas elavad inimesed suhtleksid omavahel. Ja sealt tekivad, selle pinnalt tekivad, kui see suhtlust on, igapäevast suhtlust on piisavalt palju olnud, siis tekivad suhted. Ja üksteist tajutakse ja nende suhete foonil tekib seotuse tunne. See tähendab seda, et inimene ei mõtle endast enam selles paikkonnas kui mina ja minu kodu, vaid inimene, sinna tuleb see suhte dimensioon juurde, et ta mõtleb, et meie siin ja mina siin ja meie koos. Et seal on selline gradatsioon siis. Ja üks peamisi asju, mida inimesed vajavad kogukonnas, on üksteise abistamine igapäevaelulistes asjades. Ja mis need igapäevaelulised asjad on? See võib olla toit, et üks naabritest küpsetab kooki, siis ta viib selle teisele ka ja siis teine omakorda toob tagasi mingisuguse toidu, mida ta on teinud. Et see on näiteks või transpordi ühine kasutamine või mingisuguste tööriistade jagamine või üksteisele vastastikku appi tulemine. Et need on väga igapäevased ja need toetavad meie igapäevaelu. Et need aspektid on olulised ja selle juures veel ühised huvid, et inimestel ühes paikkonnas tekivad ühised huvid, osalt on need seotud sellega, kus nad elavad, et mereäärne rahvas räägib kalapüügist näiteks või tuulest, eks, aga siis näiteks Lõuna-Eestis hoopis mingid teised teemad, et teatud huvid tekivad või kujunevad selle paikkonna pealt, sest et see eluviis ja elustiil teeb seda, et tähelepanu on kindlatel asjadel. Ja selle pinnalt omakorda tekib jagatud identiteet, et millised me selles paikkonnas oleme. Nii et siis kogukond hõlmab mitteformaalset suhtlust ja suhteid, mis viib inimesed vastastikusse sõltuvusse ja selles vastastikuses sõltuvuses jagatakse ressursse üksteise hüvanguks. Ja see tekitabki seda, et me tunneme, et me vajame üksteist, me oleme seotud ja me oleme koos tugevamad. Muidugi selle juures on oluline, et need kogukonnad ei oleks liigselt homogeensed, sest väga homogeensed kogukonnad kipuvad kapselduma ja on jäigad, ei suuda kohaneda ja see on nendele enda arengule ohtlik tegelikult. Nüüd, kui me edasi läheme, siis üks meie tänastest teemadest on, kui nüüd järgmine slaid tuleb, ankrud. Ja see on ka selle sajandi mõiste kogukonna arenduses. Ja üks meie teemadest töötoas on, et kes on kogukonna ankrud. Nii et ma räägin teile tausta ära, mida mõeldakse ankrute all. Tee omakorda valmistuge ja mõelge, et et kes on need ankrud minu kogukonnas või minu piirkonnas või ankrupotentsiaaliga. Aga ankrud, need võivad olla, nende alla liigitatakse enamasti või seda nähtust märgati haridusasutuste puhul, koolid, ülikoolid, kultuuriasutused nagu muuseumid, raamatukogud, rahvamajad, kultuurimajad, aga haiglad, tervisekeskused, kirikud, vahel ka sotsiaalteenuste osutajad. Ja USAs loetakse ka kohalikke väikseid organisatsioone ja MTÜ-sid. Aga nüüd nad ei ole alati, vaid et siin järgmisel slaidil on nüüd kirjas need tunnused, et mis teevad ühest organisatsioonist ankru. Kõigepealt see organisatsioon on teinud investeeringu asukohta ja see investeering on pikaajaline, näiteks nagu kool ikkagi on
mitmeid põlvkondi käivad ühes koolis ja kui ma ka enam ei käi selles koolis, siis ma tunnen ikkagi, et see on minu kool ja kui tuleb kooli või klassi kokkutulek, siis ma sinna lähen, sest ma tunnen, et see on nagu midagi, mis on mulle tähtis. Nii et ankrutel on kinnisvara, neil on oma infrastruktuur, neil on vahendid, ruumid, mingisugused asjad, mööbel, igasugused asjad. Ja nad on tööandjad kohalikus mõistes suhteliselt suurele hulgale inimestele. Ja nad on majandusüksus selles mõttes, et inimesed saavad palka ja majandus ei ole küll nende põhieesmärk või nagu kasumi saamine, aga nad on ikkagi majandusüksus. Nad on seotud paigaga, nii et nad tegelevad paiga teemadega ja nad panustavad demokraatia ja õiglase ühiskonna arengusse, et neil on väärtused ja nad teatud asju nagu edendavad ja hoiavad. Kas siis kultuuri või haridust või tervist, olenevalt nende põhifunktsioonist. Nüüd lähme edasi nende tunnustega järgmisel slaidil. Ja siis see pikaajaline asukoht teeb seda, et nende missioon saab identiteedi osaks. See tähendab seda, et Tartu Ülikool alates 1632 asutatud. Ja? Kui võtta Tartust ära ülikool, mis siis Tartust järgi jääb, et see pikaajaline asukoht loob ka kogukonnale identiteedi. Samamoodi võib olla mõne raamatukoguga, mis on kogukonna jaoks nii tähtis, sest ta ei ole lihtsalt hoone ja raamatud, vaid seal midagi toimub veel inimeste jaoks ja inimestega koos. Ja ankrud tegelevad ühiskonna vajadustega, see on ka oluline. Ja järgmise slaidi juurde minna. Et kogu ankrute juures siis, mis on oluline, et kuidas need ankrud saavad oma potentsiaali kogukonna heaks ära kasutada. Kõigepealt on oluline, et organisatsioon sooviks pöörduda näoga kogukonna poole, et ta ei kapselda oma põhitegevusse. Nii et tegelikult iga kool ei ole kogukonna kool, aga igal koolil on kogukonna kooliks saamise potentsiaal. Ka küsimus on selles, et kas see kool otsustab lisaks oma põhitegevusele pöörduda kogukonna poole ja on valmis, et oma töötajate, oma inimeste oskuseid, teadmisi rakendada mingis osas kogukonna suunal, teha midagi kogukonnaga koos või anda teada, et meil on need inimesed. Nad arendavad kultuuri ja nad loovad ka teatud sotsiaalset turvalisust. Ja vahel oodatakse, et nendest ankurorganisatsioonidest tõuseksid kogukonna jaoks sellised arvamuste esindajad. Näiteks kui kogukond seisab silmitsi mingisuguse muudatusega, mis on nende jaoks keeruline ja nad ei tahagi seda, siis nad näiteks võivad öelda mõnele sellisele väga võimekale ja väga kogukonnas aktiivsele õpetajale, et sa oled hea rääkija, ole hea, mine suhtle omavalitsusega või kirjuta kohalikku lehte väike nupuke, et see on meie mure. Ja siis sellest kogukonna või ankurorganisatsiooni töötajast võib saada siis kogukonna arvamuse esindaja. Et see on üsna tavapärane protsess, mida on märgitud. Me läheme nüüd edasi, siis me jõuame paikkonna juurde. Ma olen kasutanud juba sõna naabruskond, geograafiline kogukond. Ja tõesti, kõige klassikalisemas mõttes kogukonna all on mõeldud asukoha põhiseid kogukondi. Aga need ei ole ainsad. Samas nad on väga-väga olulised ja ma arvan, jäävad veel pikaks ajaks. Nende mõju ei ole enam samasugune kui sajandeid tagasi. Selles mõttes, et inimesed on tänapäeval mobiilsemad. Ei ole nii, et ma pean elama täpselt samas külas, kus mu vanemad elasid ja kus teati põlvkondi minu lugu ja minu identiteet oli kogu see kogukond ja kogu see kogukonna elu. See nii enam ei ole. Me oleme palju mobiilsemad, ma võin valida oma elukohta, ma võin vahetada oma elukohta, aga kui ma jään kusagile paigale, siis ikkagi ma märkan, et on erisused naabruskondades ja millest need erisused tulevad.
Kõigepealt see paik ja looduskeskkond on nii, et inimestel tekib paigas pikka aega elades emotsionaalne side looduslike paikadega ja need võivad olla siis metsatukad, jõe äär, järve äär, mere äär. Samamoodi võivad olla need inimeste loodud paigad, see tähendab seda, et mõni pargike või laste mänguväljak, lastega peredele näiteks on oluline, et sellega tekib emotsionaalne side, et sellest saab nagu oma paik. Ja samamoodi võib olla nii, et on kogukonna jaoks teatud paigad, kuhu nad ei lähe, kuhu nad ei taha minna. Ja kuidas see nagu tekkida võib, on see, et seal on vahel taga lood ja legendid. Nendel paikadel on mingi tähendus ja vahel on need seotud lugudega, kohalike lugudega. Ja need lood räägivad tihti sellest, et millised me oleme ja kuidas me sellisteks saime. Et mulgid, millised me oleme, kuidas me sellisteks saime, setod, kuidas me sellisteks saime. Et seal on taga need lood, aga veel võivad olla ka praegusel ajal elavate ja kogukonna silmis võtmeinimeste eelistused. Kui mõni väga särav kogukonna silmis selline võtmeinimene kas laulab või tantsib, siis väga paljud võivad temaga nagu ühineda ja siis ongi laululinn on ju või laulupiirkond või korvpallilinn või midagi sellist, et sealt ka tulevad need olulised nüansid. Paigaga seoses on oluline veel, et inimestel on ühised huvid ja vahel need on seotud selle piirkonna põhitegevuse ja eripäradega ja nende ühiste huvide pealt tekivad ka ühised käitumistavad ja mingid oma sõnad ehk siis keelekasutus ja ka teatud traditsioonid. Ja need traditsioonid väljenduvad siis mingisugustes kokkutulekutes või ühisüritustes. Et see jagatud identiteedi pool on oluline. Aga kui me nüüd edasi läheme, siis siin on ülevaade huvipõhisest kogukonnast, mis on ka tänasel päeval väga oluline. Paljud inimesed leiavad endale kogukonna hoopis läbi huvitegevuse, läbi spordi, muusika, käsitöö, erinevate tegevuste. Ja seal on samamoodi identiteet. Ja seal on samamoodi nii, et on oma keel ja oma naljad ja oma vahendid ja asjad ja oma emotsionaalne seotus. Et see on see, ma arvan, mida te tunnete ära, kui te kuhugi kuulute. Ja kui me edasi läheme, siis veel väike ülevaade erinevatest kogukonna liikidest. Et me võime siit järgmisel slaidile minna. Et lisaks siis naabruskondadele, ankurorganisatsioonide ümber kujunenud kogukondadele, huvipõhistele kogukondadele, rahvuskogukondadele, kultuuri või usulistele kogukondadele on olemas praktikakogukonnad või praktikute kogukonnad. Ja näiteks arstid koonduvad, jagavad parimat teadmist, parimat praktikat. Sotsiaaltöötajad, kui nad koonduvad ja loovad oma kogukonna, siis seal eesmärgiks on samamoodi parim praktika, parim teadmine. Vahel on nende praktikakogukondade kõrval organisatsioonid olemas. Aga organisatsioon ise ei ole tingimata kogukond. Ja selle kogukondlikkuse loovad ikka suhted ja üksteise abistamine. Siis algatuste kogukonnad ja toetuskogukonnad. Korraks peatun toetuskogukondadel, sest et üks meie töötoa teemadest on toetuskogukond ja näiteks taastujad on toetuskogukond, et siis sarnases olukorras inimesed saavad üksteist toetada ja kuidas nad saavad toetada. See on suuresti tuginev siis ABCD mudelil, millest Jean-Pierre rääkis. Et kui me nüüd läheme nagu edasi järgmise slaidi juurde, siis ABCD mudel tõesti toob välja, kuivõrd oluline on keskenduda inimeste tugevustele. Ja toetuskogukonna puhul teisiti ei saagi, sest kui inimene on keerulises olukorras ja haavatav, siis sellest välja tulemise juures on oluline märgata ja õppida tundma oma tugevusi ja nende najal edasi minna. Nüüd nende
kogukondade toetamise juures, arendamise juures Russell Cormack toob välja nagu 4 erinevat vaadet, kuidas saab suhtuda ja kuidas kõrvalseisjad saavad käituda või kuidas kogukonna eestvedajad või arendajad saavad käituda. Esimene, mis on olnud selline konventsionaalne, on see, et inglise keeles sõna do, et teeme teie jaoks, sest et meie teame, et teil on seda vaja. Ja see on selline ülevalt alla. Siis see for on natuke leebem, nagu te näete, et sellel joonisel ka, et käsi on allpool ühel inimesel seal, et me teeme teie jaoks, sest et me arvame, et teil võiks seda vaja olla, aga me märkame teid ka. 3. variant on with, teeme koos, teeme teiega koos, teeme võrdselt, panustame koos, aga ei ole enam seda eestvedajat, on fassilitaator. Ja nüüd, millest Russell Cormack räägib, et kuhu me tegelikult jõuda tahame, on by. Ehk siis inimesed teevad ise. Näete, siin pildil arendajat ei ole. Ja see ongi see suund, et sa oled arendaja, sa oled kogukonna arendaja, aga sind ennast näha ei ole. Sa lood ja selle kohta kasutatakse sõna fassiliteerima, hõlbustama, me otsime eesti keeles endiselt sellele vastet, aga see on see, et teha midagi, et märgata, mis on inimeste tugevused, et nad ise saaksid teha. Et see läheks nagu ise käima. Et selline väike tõuge, taustal olemine ja inimesed toimetavad ise. Sest et inimestes on ressursid olemas. Nad on oaas. Ja järgmisel slaidil korraks mõtleme, et millal põhineb ABCD mudel, et ta põhineb 5 aspektil. Oluline on altpoolt üles liikumine, arendamine, ehitamine inimeste enda initsiatiivil. Ta on suhetel orienteeritud, kõike, mis toimub, vaadatakse läbi kogukondlike suhete. See tähendab seda, et uuritakse, et koostatakse kogukonna profiil, uuritakse inimeste tugevusi ja varasid. Ja samas kogu aeg küsitakse, et mida sa oled mida sa näed, et sa saad rakendada kogukonna heaks või kogukonnaga koos, nii et see kogukonna suhete dimensioon on juures. Me ei küsi lihtsalt, et milles sa hea oled, vaid küsimus on selles, et kui sa mõtled enda tugevuste peale, mis on seal sellist, mida saaks ühistegevuses rakendada ja mis oleks siis palju rohkem. Ta keskendub paikkonnale, sellepärast ei ole võimalik ühtset head superpraktikat ette näidata, sest kõik naabruskonnad on erinevad ja muutuste tegemise koht on naabruskond. Me saame ainult rääkida nendest praktikatest, mis kuskil ühes kohas toimivad, aga teises kohas tuleb leiutada oma ettevõtmine. Ja baasuskumus on, et igal ühel on võimalik panustada ja see miski tuleb lihtsalt üles leida. Kui keegi on ka voodi haige, füüsilise puudega või väga raskes vaimse tervise olukorras, see ei ole nii, et me jätame ta kõrvale, et tal ei ole midagi pakkuda. Alati on. Küsimus on see, kas me suudame selle leida, mis me peaksime tegema. Võib-olla see inimene on see, kes saab kirjutada sünnipäevakaarti kogukonna inimestele või vestelda telefonidel. Alati inimesed saavad midagi teha. Lapsed saavad joonistada. Et nad igas vanuses tegelikult inimesed saavad panustada. Et see on see oluline sõnum. Nii, ma näen, et minu aeg on nüüd täis. Ja ma olen valmis küsimustele vastama. Jaa, vaata Triin, praegu meil küsimusi siia tulnud ei ole, aga kui teil nüüd on, aga ma arvan, see nii lihtsalt ei pääse, et kui nüüd kuulajatel on küsimusi, siis kirjutage siia chatti, et me sinna vaatame, et kui tuleb, siis võime küsida, aga Triinul tegelikult oli küsimus. Jaa, mul tegelikult oli isegi 2 küsimust, et ma küll vaatan, et mitte väga pikalt, aga üks küsimus oli, mis juba Jean-Pierre'i ettekandest käis läbi, et kogukonnad kogukonna sees. Et kui meil on üks töötuba ka toetuskogukonnad, et mida selle all mõista ja ma saan aru, et kui me räägime oma teenuse osutamisest kui ühte kogukonda, näiteks klubimaja või mingi muu mudel, kus me näeme, et see on ka kogukond, ta ei ole niisugune huvipõhine, mis sa nimetasid, aga et kuidas mõista seda kogukond kogukonna sees ja mida tähendavad toetavad kogukonnad selles kogukonna laiemas mõistes? Et kui ma toon näiteks meie enda kogukonna näite, et me oleme öelnud, et me oleme taastumise mõtteviisi edendajate kogukond
eks ole, aga meie kogukonna sees omakorda on taastujad, kellel ongi vaimse tervise olukorrast taastumise kogemus. Et seda võiks ka öelda, et see on nagu kogukonna sees. Ja, aga samamoodi võib olla, kui on mingi spordialaga tegelejate kogukond, et võib olla nii, et selle spordialaga tegelejatel on olemas nagu üle maailma oma kogukond ja aeg-ajalt nad tulevad kokku. Ja samas on see kohalik hulk rahvast, kes hoiab seda teadmist ja käib koos ja teeb trenni koos ja mõtleb, kuidas võistluseid koos korraldada. Ja. Või nagu seesama meie GEAR network, et meil on GEAR Europe ja siis meil on GEAR Eesti ja siis on veel GEAR Tšehhi ja kõik teised riigid siin. Väga vastus. Ja. Triinu, oli teine küsimus veel? Jaa, et nii nagu ma Jean-Pierre'ilt küsisin ka, et mis on tema soovitus meile, et sina praegu oled, ma arvan, hästi kursis kuidagi, et kus maal me täna oleme üldse selle kogukonna mõtteviisi ja oma teenustega muutmisel kogukonna põhiseks, et mis sa arvad, et mis on meil hästi oluline, võib-olla mingi esimene samm või esimene tasand, kuidas liikuda? Ma mõtlen seda, et kui ma mõtlen täiesti nagu kogu Eesti rahvast on ju, et siis minu ootus on, et teadlikkus kogukondadest tõuseb ja kogukonna mõistest ja selle tähendusest, et kui kasutatakse ka kogukonna sõna, siis tõesti mõeldakse sinna, et see on, mõeldakse läbi, et see on õige sõnakasutus, et seal ei mõelda samal ajal, et see on meeskond või töökollektiiv, sest need ei ole otse nagu kogukonnad kohe, et seal on midagi muud juurde vaja. See on üks mõte. Teine mõte on see, et õppida märkama tugevusi, mis on kogukonnas ja õppima ja need, kes on võtmeinimesed ja kes on nagu eestvedajad, et nemad nagu saaksid aru, et see roll on fassiliteerimine või hõlbustamine, mitte üksi ära tegemine ja mitte nagu üksi eest vedamine ja siis nüüriga teiste järgi lohistamine. Et tulge, ma tean, mida teha ja siis teeme. Et see ei toimi, see ei vii meid kuigi kaugele. Et märgata, et peegeldada inimestel kogukonnas tagasi, et vaata, et sa oskad seda ja sa oled selles hea. Mõtleme, mis me teha saame, mis me koos teha saame. Ja mitte lihtsalt sellepärast teha, et meil nagu elu lõbusam oleks, vaid et tõesti, et meie elu, igapäeva elu reaalselt parem oleks. Ja, kogukond on selline nalja tegemise koht, täpseks toetama tõesti. Väike lõbu käib ikka asja juurde. Ja, Dagmar.